kes mind veel ei tea, siis mina olen Toomas. Mind paluti siia Factorisse täna õhtul natuke tulla rääkima kuluefektiivsest tootedisainist. Mina räägin seda ennekõike masintöötluse võtmes ja ennem kui me sinna läheks, ma räägiks natuke iseendast, kes ma olen. Minul tekkis tehnika huvi väga varajases eas. Ma ei käinud kooliski veel, kui ma sain omale ühe veneaegse minimopeedi. Ja kahjuks sellega oli niisugune tore lugu, et seda sai rohkem remontida kui sõita. Eriti tolleaegsete varuosa kättesaadavuse ja eelarvega. Sealt minu huvi kogu aeg kasvas ja peale 9. klassi tegin mina otsuse, et lähen kutsehariduskeskusesse, kuna ma olin üsna kindel, et ma tahan mehaanika või mehhatroonika valdkonnas toimetada. Lõpetasin ära mehhatroonika eriala, leidsin, et sellest jääb natuke väheks ja läksin Tallinna Tehnika kõrgkooli masinaehitust õppima. Peale seda ja kooli ajal sai töötatud ühes allhanke tehases, kus oli 12 CNC masinat. Seal sai toimetatud, siin on küll 14, võib-olla oli 14, täpselt ei mäleta, 12 või 14 masinat. Seal sai toimetatud väga erinevate valdkondadega. Sai nii kätt mustaks tehtud, kui öösel kell 2 tööle tuldud, et toodang ära kontrollida ja et hommikul saaks selle kauba välja saata, sest kahjuks tootmine ei olnud alati järje peal. Viimased 10+ aastat olen toimetanud sellises organisatsioonis nagu Venten osaühing, põhiliselt müügiinseneri kohust täites, käinud läbi enamiku Eesti allhanke tööstuse. Meie spetsialiteediks on aidata Eesti tööstusel olla väheke efektiivsem ja just siis CNC valdkonnas. Ja täna siis toimetame CNC-pinkide maale toomisega, hoolduse remondiga, lõike tööriistadega, mastercamiga, lõike vedelikega ja siis mõõteseadmetega. Aga natuke teemast ka. Valmistasin ette mõningad teemad, räägin natuke pinnakaredusest, räägin natukene sisenurkadest ja raadiustest, räägin natuke kermestamisest ja avadest, natukene materjali valikust, ületolereerimisest, koguste optimiseerimisest, faasimisest ja tolereerimisest ja tolerantsidest. Aga kõigepealt tõin välja 4 erinevat töötlusmeetodit, mis kõik on ühe sama karedusastmega, ehk siis RA 3,2. Kui silma järgi vaadata, kõik tunduvad väga erinevad, aga rahvusvaheliselt on nad kõik ühe sama pinnakaredusega ja silm ei ole õige asi, millega hinnata pinnakaredust. Teen siin korra ühe pausi. Kes siin kuulajatest on üldse elus tegelenud treimise freesimisega, et ma natukene saaks audientsist tagasisidet. Siuke 1/3 pool umbes. Kui paljud on ise jooniseid pidanud tegema, et mille järgi midagi peaks tootma. Väga hea, äge. Siis julgelt võib igast asju vahele küsida, ärge kartke. Siin on pigem hea, kui tekib diskussioon, mitte monoloog. Aga kui me asju vaatame silmadega, siis silma järgi tundub normaalse ekraani pealt ja ka siit, et asi lainetab. Ma ei tea, kas on seda näha või ei ole. Tegelikult ei laineta seal mitte midagi. Ja miks ma räägin pinnakaredusest? Kui me võtame ühe keskmise juuksekarva, siis keskmine juuksekarv on vahemikus 50–80 mikronit. See RA, mis ma seal ennem näitasin, 3,2, hästi tihti näed 0,2 kuni 3,2 RA väärtust. Kui on väärtus toodud 1,2, siis on see põhimõtteliselt 54 korda täpsem või väiksem kui keskmise inimese juuksekarva paksus. Et kas alati tasub asju tohutult üle tolereerida või tohutult palju ägedaid numbreid panna, et mida väiksem number, seda ägedam ta on. Aga see ägedus tegelikult maksab nagu väga korralikult. Mis see mikronid ja RA-d üldse tähendavad? Mul on siin ühe kliendi test tehtud treimisest, kus oli ühe sama toote tegemine ja muudetud on ainult ettenihet ehk siis lõikekiirust, kui palju me ühe pöörde peale tööriista edasi liigutame.
Kõige kiiremal juhul on 0,45, kõige aeglasemal juhul on 0,25. Siin on nii-öelda reaalne aja erinevus, siin on näha visuaalne pilt nii-öelda kõige aeglasemast töötlemisest ja peaaegu kõige kiiremast töötlemisest. Ja on ka ära mõõdetud nii-öelda RA väärtused. Kui me teeme 1000 eurost partiid ja me kirjutame ette, et see RA peab olema väga väike, siis põhimõtteliselt me kaotame 800 minutit. 800 minutit on kõik see, mille teie joonise tehes kinni maksate. Seda ei maksa mitte keegi teine kinni. Ja kui see detail läheb kuskile sisse niimoodi, et seda välispinda või sisepinda ei ole näha ja ta ei ole ka millegi kontaktis, et ta on nii-öelda väline või mitte töötav pind, kas sinna alla mõõtet panna RA 0,4, 0,2, 1,2, see võiks olla väga vabalt 6, 3, mida iganes. Mida suurem number antud juhul, seda odavam on seda asja toota. Mida väiksem number, seda kallim on seda toota. Kui me tuleme see samasse slaidi tagasi, et kui keskmise inimese juuksekarva paksus on 50–80 mikronit ja te kirjutate ette, et selle pinnakaredus peaks olema näituseks 0,4, võtame sealt mingi keskmise arvu umbes 65 mikronit ja ka 65 0,4-ga ja sa saad teada, mitu korda täpsemalt pinda üritad sa saada juuksekarvast. Kui see on mingi väline pind, mis läheb veel kuskile karpi või koostu sisse niimoodi, et seda mitte keegi ei näe. Et ei ole vaja juuksekarva lõhki ajada? Ei ole vaja juuksekarva lõhki ajada, et teeme mingi 100 korda täpsemalt, aga maksame ka väga viisakalt peale. Minu arust see detailide arvu kogus on hästi siin välja toodud. Mis see ajaliselt tähendab, seejuures, kui me teeme, on pärast üks slaid hiljem ka, kui me teeme 10 detaili ja me ajame väga täpset pinnakaredust taga, siis tihti peale seadistuse peale kulub ka oluliselt rohkem aega, mis jällegi tähendab selles, et lõppkliendile, kes on selle toote disaininud ja ka välja joonestanud, maksab see lihtsalt kolinal kinni. Ja nii ongi. Kas siit koha pealt on küsimusi? Julgelt. Kui rääkida natuke suuremast pinnakaredusest, näiteks üks väga tark raamat ütleb, et puurimise karedus on umbes 6,3–12,5 kõigist mäletan. Siuke vahemik on antud. Nii, kui ma panen 12,5 joonisele, kas te nagu tegelikult teete ka selle 12,5? Sest ma nagu kuskilt on kuklas säänd, et te niikuinii teete umbes 6,3 või sinna kanti. Ma küsin paar täpsustat küsimust. Mis materjal, mis puur? No võtame kui tavalisema mingi terase. Tavalise terase? 3-5 näiteks. Ja mingid CNC masin? Jah. Mis läbimõtt? Ma ei tea, suva. 10? Näiteks. Okei. Siis seal peab maru palju vaeva nägema, et saada nii rasket pinnakaredust. Just, see ongi see mõte ka, et jällegi, et võib-olla inimene vaatab, oi, et ma panen 6,3 või midagi, või 12, et siis ma saan odavamalt. Aga kui see nii-öelda pinnakaredus selle puuri alla on mitte oluline, siis tasu seda märkida. Kui see on oluline, siis tasub seda märkida. Mida nüüd märkida? Selle nii-öelda avapinnakaredust. Nagu eraldi? Jah. See, et ma panen kogu detailile ühe? Ühe? Ei, see nagu ühe pinnakareduse. Okei. Kui sa kogu detailile paned ühe pinnakareduse, ta on näiteks 6,3, siis puurimisel mitte keegi seda ei vaata, sest puurimisel saad sa oluliselt parema tulemuse üldjoontes. Mis ta umbes jääb? Sest ta jääb isegi parem kui 6? Ma arvan, et ta jääb puuri valikuste režiimides sinna 1 ja 3 vahele. Võid ka peegel siledaks puurida? Võid ka peegel siledaks puurida, aga see tähendab seda, et sa tegelikult kulutad tööriista, sa kulutad aega, masinad teevad nii-öelda kauem, operaator saab pikemalt seista, aga keegi maksab sellele kinni. Aga üldjoontes hea puuriga ükstaskõik, kus sa selle ostad, saad sa alla 3 siukses läbimõõdus. Et kehvemad pinnakaredused tekivad siis, kui sa kasutad plaatidega tööriista, ehk mingi tuupuuri või midagi muud. Ja seal need pinnad on vähe kehvemad, aga ka seal ma ei tea, üle 6,3 on ikka keeruline saada. Peab väga palju vaeva nägema, nii kehva pinda saada. Katkise tööristaga? Katkise tööristaga, kulmunud tööristaga saab.
Veel küsimusi? Julgelt, selles suhtes oli hea küsimus, aitäh. Et minu arust iga teine joonis on tegelikult ära märgitud RA väärtus täna. Ja kui ma tööstuses ringi käin ja küsin, siis väga vähesed saavad aru, mis see RA tegelikult tähendab. Kõik teevad seda nii-öelda küünekraape testi, aga see on jama. Aga kui palju Eesti tootmisettevõtetel see võimekus nagu olemas on? Ma ütleks, kõigil headel ettevõtetel on see täna võimekus olemas. See on alla 2000 eurone tööriist, millega sa saad väga täpselt selle pinnakareduse ära mõõta. Ja aparaadiga tuleb kaasa ka kaliiber, millega siis aparaate ennast kalibreerid. Et ma arvan, et see on enamikes heades ettevõtetes täna olemas. See võimekus seda asja mõõta. Okei, aga reaalselt on palju operaator selle kasutab, kui on eraldi siis mõõteosad, kes tehakse see esimene mõõtmine? See oleneb puhtalt ettevõtte siseprotsessidest. Üldjoontes esimene detail kontrollitakse ära kellegi teise poolt kui operaator. Operaator opereerib ja väga vähe operaator mõõdab pinnakaredust. Kui see ei ole tema tööjuhises väga tugevalt ette toodud. Et Eesti tööstuses 100 kuni paari tuhandene partii on üsna tavapärane. Kõik, mis sinna vahele jääb. Kui sa võtad kogu aasta toodangu mahu, siis ütleme, 10 pingiga ettevõte teeb olenevalt oma profiilist 1 000 000 kuni 2 miljonit detaili aastas. Kui sa siia nii-öelda paned veel ühe nulli juurde, sa näed, palju aega sa kaotad. See on tegelikult massiivne ajakaotus kogu Eesti tööstuses. Sest asju tahetakse teha kas paremaks või klient on defineerinud ette, et tuleb teha liiga ilus toode. Sellel on pointi siis, kui ta on visuaalne, klient võtab kätte, ta näeb seda pinda, mitte ta ei ole kuskil sees, peidus, varjus ja ta ei ole nii-öelda näiteks mingi laagrialune pind või pind, mis peaks töötama selliselt, et ta peab olema nii-öelda madala karedusega. Siis natukene sisenurga raadiustest. Hästi palju erinevatel joonistel defineeritakse või näidatakse ära, et need on täisnurksed, nii-öelda 90-kraadised, ei ole mitte mingit raadiust sinna märgitud. Seda on kuradi maru keeruline teha ja maru kallis. Oluliselt mõistlikum on jätta sinna väike servaraadius. On teie jaoks oluliselt soodsam, sest frees nii-öelda läheb materjalisse sisse, ta töötab ära, siia jääb freesi läbimõõdust põhimõtteliselt üks nii-öelda pool läbimõõtu, jääb raadiuseks. Kui sa tahad seda hästi väikseks saada, sa pead hästi väikse tööriista peale minema ja see omakorda tähendab lisatöötlusaega, mille jälle disain maksab kinni ehk toote joonise tegija tegelikult maksab tagataustal kinni. Kas see on füüsikareegel ka, et vastavalt selle taskusügavuse mõõdule? Taskusügavus kindlasti mängib rolli. Mina ei ole küll aru saanud, et oleks rusikareeglit. Võib-olla oskab keegi audientsist öelda, teab mõnda rusikareeglit selles võtmes. See on ka kuni teatud piirini, et kui sa teed 50 millimeetrist taskut, oletame, et detail on 100 millimeetrit lai ja sa siia teed 25 raadius ja see on ka nagu, kui tal omaette funktsiooni ei ole, ta ei tee otseselt seda odavamaks, ütleme siis ainult selle võrra teeb odavamaks, et sa eemaldad vähem materjali. Sest kui sul raadius tuleb siia põhimõtteliselt selline, siis kogu see materjal, mis siia taha jääb, seda sa enam ei eemalda. See on sul nii-öelda mõned sekundid ajavõitu. Aga ütleme, raadius 5, raadius 4 allapoole võib teinekord minna natuke rohkem maksma. Olenevalt materjalist, sügavustest, pikkustest. Et kui me räägime mingisugune meeter pikast detailist, mida pikemaks läheb detail üldjoontes, sa lähed suuremate tööriistade peale, siis väiksem raadius läheb sul rohkem maksma. Kui sul on väiksem detail, siis võid ka julgelt minna raadius 2-3 peale. Ja selle vabastuse koha pealt on lihtsam siis võimaldada selline, et saaks puuriga sinna ette puurida, ehk põhimõtteliselt
siia puuritakse puuriga sisse, joonisel võiks näidata ka, et on lubatud alla väike nurk, teeb puurimise odavamaks ja alles siis nii-öelda täisnurk. Aga kui rusikareeglist rääkida, siis jah, ma ei tea, 4 ja ülesse, 6 oleks veel väga hea see siseraadius. Ja kui me räägime välisraadiustest, siis välisraadius on kallim kui faasimine. Eriti kalliks teeb ta siis, kui antakse 2 kohta niimoodi, et teine väärtus ei ole 0. Et näituseks antakse 0,46, 0,35, 1,25, et üldjoontes tööriistad selle peale 0,51, 1,52, niisuguse 0,5 astmega, kui antakse väga imelikud väärtused just peale kohta teisel kohal või nii-öelda punktil, siis see asi läheb hästi kalliks. Faasimine on oluliselt odavam, üldjoontes selle eesmärk on see, et toode ei lõikaks kuskile sisse ja oleks kätele ja funktsionaalsuse mõttes kasutajasõbralikum. Kui seal on mingi disainielement, siis on see asi teine, aga kui ta ei ole mingi disainielement, on faasimine oluliselt soodsam meetod. Ma tooks siit veel 2 nüanssi välja, et ärge kunagi oodake või lootke või kellegi teise peale, teie kui insenerina te peate selle toote selliselt disainima, et ei saa loota selle peale, kas keegi võtab sealt faasi ära või mitte. Või kas ta tõmbab sealt kraadi ära või mitte. Üldjoontes, kui te teete mingi joonise ja selle järgi teile toodetakse, siis eemaldatakse ära kraat ehk krass nii-öelda, mis otseselt lõikab sisse. Aga neil ei ole nõue see, et nad selle nurga nii-öelda ära faasivad. Seda tehakse nii-öelda käsitööna ja see alati ei ole, ütleme, käsitöö on niisugune nagu ta on, vahest õnnestub, vahest ei õnnestu, oleneb, kas oli peale palgapäeva või enne palgapäeva. Meie Eesti kultuur on selline ja ka mujal on kultuur selline ja mis tõi ka Fractory inimene välja, et kui toodet disainitakse näituseks mingis käed süsteemis, siis hästi ilus on panna sinna peale see, et igal pool on all around nii-öelda corners. Ta näeb väga visuaalne ilus ekraani peal välja, aga ta on maru kallis toota sellisel juhul. See, et ta näeb see ilus välja ekraani peal, ei tähenda seda, et kui ta läheb kuskil siia kasti sisse ja keegi seda ei näe, siis selle ilu maksab klient kõik kinni. Ma toon lihtsalt ühe näite, et me esindame niisugust brändi nagu OSG. Maailmas nii-öelda kõige suurem tootja, kes on keskendunud ainult ümarate tööriista tootmise peale. Neil on Aasias klient, kes tellib ühte sõrmfreesi, mis on siis nii suures karbis, ütleme nagu 3 sigarit või 4 sigarit kokku pannes üksteise peale umbes niisuguse suuruses karbis, tellib per kuu rekka täis. Kui Eestisse võib-olla ühte artiklit müüd 10 või heal juhul 100 tükki, siis Aasias ostetakse sul ühe kliendi poolt per rekka. Väga raske on konkureerida selle ühe tüki hinnas, kui klient ostab sult kas allhanke võtmes 10 detaili või ostab sult 1 000 000 tükki. Et Aasiaga ei ole võimalik massis konkureerida mitte üheski punktis. Juba see toormaterjal, mis Eestisse või ütleme siis siia kanti jõuab, on läbi B või C grupi vahendaja. Igaüks on omale sinna juurde pannud ja see hinnaga, mis sa siin ka mingi 5 vagunitäit materjali kätte saad, on sama hind kui seal valmis toode. Et massis me ei suuda võistelda, me peame suutma võistelda natuke know-how's ja hägedas disainis ja funktsionaalsuses. Keermestus, mida ma olen hästi palju näinud, kõik keermed tehakse või paljusid keermeid tehakse hästi sügavalt. Kui materjal on näiteks 60 mm paks, siis see M10 või M12 peab kindlasti olema kogu ulatuses läbi keermestatud. Kui me võtame toote funktsionaalsuse võtmes ja keerme funktsionaalsuse võtmes, siis üle 1,5 korda nii-öelda keerme enda nimi mõõtu ei anna ta sulle mitte midagi juurde, kui ta on nii-öelda keerem pikem. Aga ta annab juurde rahakotile ja sa maksad sellest rohkem. Kuna täna nii-öelda teema üks oluline sisend oli see, et kuidas asju toota mõistlikumalt niimoodi, et raha jääb rohkem endale, see on nii-öelda kindlasti üks takeaway punkt. Teine asi,
umbavade puhul, mis tähendab seda, et siin on see ava, mida kermistada tuleb, näidatakse, et on vaja näiteks 20 mm sügaval keeret teha ja avapõhi lõpeb ka kohe 20 mm peal. Maru raske on kermistada selliselt, et keere lõpeb seal ära, kus lõpeb nii-öelda avasügavus ära. Tehtava kallis. No ma ütlesin, maru raske, et läheb kalliks maksma, et oluliselt soodsam oleks see, kui jätta vähemalt 0,5 läbimõõtu keerme pikkus väiksem kui avasügavus. Mis veel? Ebastandardsed avad. Kermestuse puhul seda, ütleme, nii palju otseselt ette ei tule, alumine rohkem, aga kohati on tehtud selliselt, et on keermega ava ja all on veel mingisugune ava järgi. Ja kui aval on ka juba 2 kohta peale oma mõõt, mida peab saavutama, see tähendab üldjoontes kallimat tööriista, mõnel juhul ka eritööriista, mis läheb jälle maksma. Ma toon näite. On M20 keere, on vaja seda 40 mm keermestada ja selle all on eraldi ava diameetriga 10,15 või 5,35, mis iganes. Selle asemel paneks mingi mõõdu, mis on 0,1 sammuga, on oluliselt odavam toota järjekordselt. Ja viimane, M on siis nii-öelda meeterkeere, F tähendab kui fine, ehk ta on peenkeere eesti keeles, mõõduga 10 korda 0,5 või korda 1. See peale korda märki tähendab siis keerme sammu. Üldjoontes, kui midagi disainida teha, tasuks kasutada võimalikult palju standardkeermeid, standardmõõte. Oluliselt soodsam oleks teha keermestusi, mis on meeter keermestikus ehk nii-öelda standardkeermesammuga. Siit sellest osast jäi midagi ebaselgeks või midagi sellist, mis vajaks täpsustamist või vaja natuke diskussiooni tekitada? Ma ei teadnud, mis see MF on, ma sain aru seda keerme sammu järgi. Tähendab, ma sain aru seda keerme sammu järgi, sest ma ei ole kuskil läinud, keegi märgiks seda F-i sinna. Eestis seda väga ei tehta, aga rahvusvaheliselt tähistatakse MF-iga tegelikult. Ehk kui metric fine. Metric course. Metric course vist isegi eksisteerib, mina ei ole kunagi näinud, et tavaliselt keermet ei tehta nimimõõdust väga suurema sammuga. Kui tehakse, siis on see rohkem treimimisteema ja väga vähe levinud. Mina ei ole väga näinud, võib-olla keegi on näinud, siit tõstab käe ülesse. Siis on võib-olla hoopis teist tüüpi keerega. Ta läheb nii-öelda standardist välja, kannab teha, et kui tahta kaitsta mingit disaini mingi standardelemendi vastu, et lõppklienti saaks kasutada standardtoodet sinna peale kerimisel, siis tehakse niisuguseid asju nii peenkeermete kui muude keermete ja eksklusiivsete keermetega, et standardtoode ei mahuks peale, et ta jumala eest tuleks minu juurde tagasi, kes selle toote on disaininud ja ostaks selle varuosa meie käest. See on hästi palju tagant levinud ja see on üks asi, kuidas siis gaasijaatidega natuke võidelda. Paneme kõrva taha. Jah. Et kui see on eraldi eesmärk, siis sellel on point. Kui see eraldi eesmärk ei ole, siis point ei ole. Ühe asja on ka, et kui on umbava, ehk siis ava ei ole läbiv, siis disainida võib juba, kui detail lubab ja kõik lubab, siis ideaalis on see, et on jäetud puuri ava ehk siis avale. Umbava lõpp on siis faasiga, ehk siis puurist jääb nii-öelda boonus, et üldjuhul disainitakse tegelikult hästi palju sellega, et on flat põhi, aga seda, et seda saavutada, selle jaoks on vaja eri puuri või siis seda tuleb freesida. Freesida ei saa, kuna diameetrid hakkavad mingeid piirama ja alumiiniumi puhul okei, me saame sirge põhja puuriga ka puurida, aga üldiselt tuleb odavam seda teha siis, või disainida nii, et umbava põhi on puuri koonusega. Mitte liiga palju sellele mõelda, siis soovitan kasutada hoolvisardit selle jaoks käärdes. Teeb sulle ette ära. Mitte cut extrude'i, et siis ei pea ise mõtlema liiga palju. Jah, no see on ka midagi.
aga lihtsalt hästi palju, mida ma näinud olen igapäevaselt, on see, et augupõhi on sirge. Kui avapõhi on sirge, siis tööriist on kusagil 3–10 korda kallim, et saada vastavat puuri, mis on siis 180 kraadi põhjaga, mitte ei ole nii-öelda veekujuga, olenevad siis kas 118–160 kraadi. Et tasub kasutada sama puuri nii-öelda tipunurkara ja siis alati teha vähemalt 0,5 diameetri võrra see ava sügavam. Kas see on okei rääkima, et tal mingi 20 laadid on sinna 8 keeres, mingi sügavalt, ma ei näiteks põhja ära. Kui sa seda põhja ära ei näita, operaator ise vaatab, mis ta nagu... Ei, insener ei tohi teha sellist, et operaator ise vaatab. Operaator ei tohi midagi vaadata, operaator peab tegema täpselt seda, mis on joonisel kirjas. Ja seda jama ei tohi olla, et operaator otsustab. See on, eeldamine on saatanast. Aga kui sa tahad nii-öelda keerme teha näiteks 10 milli sügava M8, siis sa panedki selle alla puuri korda 0,5 võrra sügavama, vähemalt. Või siis kasutad vastavat CAD-i funktsiooni ja ta teeb sulle ise selle ära. Aga operaator ei tohi midagi eeldada. Ükstaskõik millise mõõdu asja puhul, see peab olema joonisel kajastatud, kuidas teha. Võib ka väga kalliks minna, kui pärast koost kokku ei lähe. Mu eelmine tööandja õpetas, et mõtlemine tuleb hoida joonestustoas. Jah. Nii, veel midagi siit küsimusi, mõtteid? Nii skeem ja nii mõõdus tavaliselt minnakse juba plaatida ja ei kasutata enam eelmine see M2 tugev pole mõtet neid tööristu sees üldse. Tegelikult on juba M12+. Nii ja naa. Kui me räägime väliskeermest, siis väliskeerme puhul tehakse üldjoontes alati plaadiga. Kui me räägime sisekeermest, siis limitatsioon tuleb teinekord ette materjali margist, pingi võimekustest. Keskmine Eesti tase on M16, M20 ja sealt edasi tehakse plaadiga. Seda ja allapoole tehakse keermepuuriga. See ilmselt erineb majasisesest know-how'st võimekusest. M12 tehakse kindlasti üldjoontes keermepuuriga. Keermefreesi osata igal pool hästi kasutada. Aga M20 allapoole kindlasti tehakse. M16-20 on siuke piiri peal olenevalt, kas siis on treitoode või freestoode. Kui on treitoode, siis M12 ja sealt üles juba millegi muuga. Ka siseava puhul. Aga kui ongi M12 keere, mis seal plussid ja miinused on keermepulgad ja siis nagu plaadil? Kiirus või kuidas valitud, kumb odavam teha? Teistpidi tooks ta välja, et kui sa toodet disainid, siis sa paned selle keerme suuruse mingi põhjusega. Kui sa saad kasutada väiksemat keeret niimoodi, et ta ka midagi ei juhtu, siis kasutada väiksemat. M3-st allapoole läheb ka tihti peale kalliks või kallimaks. Kõige odavam on toota kusagil M5, M6, M8. Ma mõtlesin nagu rohkem seda, et on mingi suur partii, palju M12 keermeid, et kas neid peaks tegema pulgaga või siis plaadiga. Kas plaadiga on siis kiirem teha odavalt? Hea tehnoloog suudab M12 kiiremini keermestada oma pingis kui puurida. Ehk kui sul tööriistade positsioon ei ole limiteeritud masinast, siis tasub teha keermestust. Kui sul on limiteeritud, siis võid kasutada keermefreesi, mis teeb sulle nii ava ette, keerme ette kui faasi ette ühe tööriistaga. Et treipingis on see hästi oluline, treitootena freespingis on mõistlikum kasutada M12 puhul täna head keermepuuri. Materjali valik, et natukene rääkida materjali valikust, valiku mõjust hinnale. Et siin on toodud väike tabel,
need protsendid ja suurusjärgud natuke mängivad vastavalt maailma olukorrale ja kättesaadavusele, aga suurusjärku võiks midagi sellist olla. Materjali valik mängib väga palju hinnas, mängib siis nii-öelda toormaterjali kättesaadavuses, kui töödeldavuses, kui tööriista kulumises, et kui me teeme toote disainime roostevabast, siis roostevaba peale võrreldes ütleme siis konstruktsiooniterase või 235-355 terasega on ta 3–6 korda kallim toota puhtalt tööriista kuluvõtmes. Et materjali valik tasub ka läbi mõelda otstarbekusest, kas me kardame korrosiooni, kas me saame teda kaitsta kuidagi teistmoodi kui värviga, kas ta on seotud mingi meditsiini või toiduainetööstusega, läheb ta kusagil mere äärde või jääb ta kuskile siseruumidesse, kui palju on vaja tootel kergsust, ehk kui kerge peab lõpptoode olema või ta võib olla raskem ja ta peab olema raskem. Vastavalt sellele tasub natuke valida ja minu soovitus on, kui teha näiteks mailstiilist, siis ei tasu siin nendes lõppudes väga hulluks minna. Saab 3 või 4 kohta peale 355 näiteks või 235 ära defineerida ja kui sa selle hästi ära defineerid, siis esiteks seda materjali on väga raske kätte saada Eesti tingimustes või Baltikumis tingimustes ja see materjal võib olla hästi kallis. Et teinekord tasub oma koostööpartneriga natuke suhelda, et kui see 235 või 355 ei ole nüüd nii kindla lõputähistusega, et mida ta täpselt mul tegema peab, et siis soovitan julgelt selle koha pealt oma koostööpartneriga suhelda. Võib tulla oluliselt odavam ja kiirem. See on ka minu arust asi, mida väga paljud ei mõtle. Tegelikult toimub ka roostava puhul täpselt samamoodi, võttes arvesse 304 versus 303. Nii roostevaba puhul, nii alumiiniumi puhul kui eri messingute puhul, mis veel võib-olla sisalduvad mingid pliid, see võib minna nii-öelda oluliselt kallimaks ja tegelikult see tootedisain võib-olla ei vajagi üldse sellist materjali oma omaduste võtmes, kust hakkab tööle kasutama nii-öelda. Suurim vahe 303 ja 304 vahel on? No see materjali töötlemise vahe on see, et ühte materjali võtame 304, kui sa seda töötled, siis ta on nagu tatt. Aga kui sa töötled 303 roostevaba, siis ta jookseb sul ilusti lihtsalt tööriista kulu on kordades väiksem. Ja ainuke vahe ongi lihtsalt see, et ei teata seda, et 303 on lihtsasti töödeldav, et see teadmatus lihtsalt puudub ja meil on see olemas platvormil, kes teavad seda, on küsinud ja ka olen klientidele välja tulnud, et kui ma näen, et seal ei ole vaja seda 304, et kas me võime 303 teha, et me võidame aega ja raha põhimõtteliselt sellega, et see on täitsa olemas. Sa võidad isegi mitte ainult tööriista kulu pealt, vaid sa võidad ka masina seisaku pealt üldjoontes, kui tööriist ära kulub või ta ka midagi ootamatult juhtub, siis masin seisab, keegi peab sellega tegelema, võib-olla alati operaatori võimekus ei ole sellega tegeleda, ehk tuleb kuskilt tehnoloog või seadistaja, mis võib omakorda nii-öelda masina käivitustsüklit edasi lükata ja praagiprotsent kasvab. Ja võib-olla üks hea takeaway paljudele inimestele, et 235 on oluliselt kehvema töötlusega, ta on küll grammi võrra odavam kui 355. 355 on asja, ütleme, toodet disainida valmistamise võtmes oluliselt soodsam ja sellest soodsamaks veel minna on automaatteras. Per kilogramm sa maksad mõned sendid rohkem, aga kui sa natukenegi teed kogust, siis automaatterasega tegelikult on tooteprotsess oluliselt soodsam või libedam. Nii, koguste optimeerimine. Kui palju teist on tellinud ühe tüki ja siis mõtleb, et pekki, tegelikult oleks pidanud 10 või 50 tükki tellima. Kui palju siin neid inimesi on? Mõni ainult naerab selle mõtte peale, et ei, aga eksimine on inimlik, kui ei eksi, siis ei tee ka, et
ja kui teed, siis ilmselgelt eksid, et olenemata eluvaldkonnast. Eksimine on õppimise kurv ja see on täiesti normaalne osa elust. Kui me sünnime, siis me ilmselgelt ei õpi kohe kõndima ja jooksma, ikka päris palju kukume ja see ongi üks osa elust ja see tuleb võtta normaalse protsessina. Koguste optimeerimine on, jah, kui me tahame teha nii-öelda mingit prototüüpi, siis ilmselgelt ei tasu protona võib-olla alati tellida 10 tükki ühte nii-öelda prototüübi mudelit kohe korraga, aga üldjoontes on, mida suuremas koguses me tellime, mida suuremas koguses me kliendile nii-öelda valmistajale ette kuvame, me hakkame nüüd sellistest partiidest need asju tellima, siis vahest on mõistlik kokkuleppe teha, et toodetakse puhverlattu. Te saate kiiremini kätte, teil on väljaostukohustus, aga väljaostukohustusega teie toote oma hind kukub, sest suudetakse see üks partii näiteks poole aasta kogus või kvartali kogus korraga ära toota ja sa tellidki näiteks üle nädala või korra kuus, teeb oluliselt soodsamaks. Kui on kokkuleppe taga, et toodetakse suuremat mahtu, siis sinna taha tehakse tavaliselt vähe paremad kinnihoidmismeetodid ehk rakistus, mis omakorda annab võitu selle üle, et vähendab praaki, inimesel on kergem seda masina taga kasutada või ütleme opereerida, tekib vähem vigu sisse ja saab tihtipeale ka kiiremini valmis, sest toodet hoitakse paremini kinni. Et soovitan julgelt selle koha pealt teha eelkokkuleppeid, et toota natuke suuremas koguses, pannakse kuskil puhverlattu ja sul on see olemas, sa võtad küll sellega kohustuse, kui sa tead, et sa nagunii kasutad selle ära, siis see on nagu minu arust väga mõistlik. Sa maksad kogu selle protseduuri täies mahus kinni, kui sa tellid 1 tükki või tellid 10 tükki. Lihtsalt see protseduuri maht jaguneb ära 1 tükki ja 10 tükki vahel erinevalt per tükk. Seda on oluliselt soodsam teinekord osta natuke varuga, kui see, et ma ei tea, kas läheb vaja, sa nagunii maksad selle tagataustal kinni. Ükstas kõik kummal poolel. Ja, mida odavam toode, seda rohkem peale maksad? Odavat toodet saab ka väga hästi kasumlikult toota. Ei, mõtlen selle peale, et nagu 1 versus 10 tükki. Ja. Sa lihtsalt reaalselt maksad selle seadistus aega kinni. Plus ka kogu seda tagatausta nii-öelda köögi poolt, et seda tellimuseks panna, arveks teha, materjal tellida, workflow'sse sisse planeerida, see on ka tegelikult kõik kulu seal taga. Kes seda hinnastab, kes hinnastas, on teine küsimus, aga tegelikult tagataustal on kõigil. Lähme edasi. Ületolereerimine. Siin all on välja toodud nominaaltolerantsid millimeetrites, jätame selle intsi välja, meie regioon sellega ei toimeta. Ja siis machining operation, et kas ta on kooritöötlus, kas ta on poolpuhas, täispuhas või siis juba muud töötlusmeetodid, millega me tagame oluliselt suuremat ja konstantsemat mõõtude nii-öelda korratavust. Et kui me läheme, mida täpsemaks me läheme oma tolerantsidega, seda kallimaks läheb see hind. Siin läheb ta peaaegu nagu hokikepp ühel hetkel ülesse ja maksab päris kolossaalselt selle kinni. Et insenerid kõik armastavad väga palju ägedaid märke välja tuua, millest ma natuke hiljem räägin ka. Ja siis, kui sa oled inseneri juurde, mis see tähendab, ma ei tea, enne seda oli see siin, ju siis on vaja. Et vähemalt ei tehta pildi järgi, et on pilt ja mingi mõõtkava, et vaata ise edasi, et see on juba nii-öelda natuke kõrgem pilotas, aga igasugused sellised toredad märgid, et paljusid asju ole isegi võimalik teinekord väga kergelt mõõta, see vajab üsna kalleid mõõteseadmeid, selleks, et neid asju kontrollida ja vaadata ja siis, kui sa näed, kuhu see läheb ja tal pole mitte mingit funktsionaalsust seal taga, siis nende tingmärkide valesti kasutamine võib minna mitmeid kordi toote tegemisel toode kallimaks. Et me ei räägi isegi mitte koefitsiendist nagu 10% või 20%, vaid nagu väga reaalselt võib minna 10 korda kallimaks, 5 korda kallimaks, 30 korda kallimaks. Eestis täna sari tootmises kõige täpsemaid asju, mis tehakse, on tolerantsi väljas 2,5 mikronit. Ehk me võtame juuksekarva, jagame selle 25-ga, siis see on see tolerants, mida täna Eesti tööstuses ühes kindlas ettevõttes
hoitakse. Maru keeruline. Siin on nüüd ka audientsile üks hea küsimus. Kui me võtame tavalise terastüki, mille pikkus on 100 millimeetrit ja me muudame toatemperatuuri 5 kraadi, kui palju materjali mõõt muutub ja kuhu suunas? Kas keegi julgeb pakkuda? Ma siin mööda, mis suunas temperatuuri muudeti, soojemaks või külmemaks? Soojemaks muudeti. Suureneb. Kui me võtame tavalise terastüki, mille pikkus on 100 millimeetrit ja muudame toatemperatuuri 20 kraadi pealt 25 kraadi peale, siis mõõt muutub 10 mikronit. Ehk antud juhul selle tootja näitel ta on 4 korda juba tolerantsist väljas. Töötlusprotsess üldjoontes on mitmesaja kraadi juures. Maru keeruline on toota nii täpset asja õigesse tolerantsi ja väga vähesed mõtlevad temperatuurile. Väga palju kuulen seda, et saatsime kauba välja, eriti talvel, jõuab kaup kliendi juurde, mis tuleb rekast, mis on külm, miinuskraadidel, jõuab mõõteruumi, toode on praak. Aga tegelikult tuleb toodet hoida vähemalt 24 tundi kokkulepitud temperatuuris. Kokkulepitud temperatuur üle maailma on 20 kraadi, kui seda ei ole märgitud joonisel teistmoodi. Olen näinud ka joonised, kus on toodud välja teine temperatuur, mille juures tuleb teostada mõõtmine ja kogu tolerantsid peavad olema selle temperatuuri juures. Aga üldjoontes on kokku lepitud 20 kraadi, kui ei ole märgitud teistmoodi. Ja kui me teeme omale näiteks HAS6 tolerantsiga mingi toote, laagrialuse pinna, mille sisse läheb läbimõõt 100 laager ja me toome ta nii-öelda vales temperatuuri keskkonnast, on ta tegelikult juba praak. Isegi kui me vales temperatuuri keskkonnast mõõdame, vaatame, et on ilus, siis tegelikult muus maailmas ja on ta praak ja kui klient natukenegi kontrollib, võib ilusti esitada reklamatsiooni. Tõin mõningad tingmärgid ära, nendest võib teha julget pilte või siis küsida Fractoris seda presentatsiooni. Siin all on välja toodud ka tingmärgi loogika, kuidas see tingmärgi nii-öelda osa üles ehitatakse. Siin on natuke parem, et on näiteks squareness välja toodud ehk ristseis või nii-öelda sirksus mõõduga siis 5 mikronit ja toodud, et 3 erineva pinna suhtes peab ta olema siis 5 mikroni sees. Maru keeruline on niisuguseid asju teinekord toota, isegi CNC-pinkidega. Niisugune asi vajab teinekord juba lihvimist, kui on niisugused tolerantsid välja toodud. Ja siin on hea tabel, 2 tabelit järjest, kus on siis välja toodud, millised sümbolid nõuavad eraldi daatumit, millise pinna suhtes antud mõõtu siis võtta. Et minu arust see tabel peaks olema ka Fractori kodulehel üleval, saate ilusti kätte või siis küsite siit seda presentatsiooni. See 2 mikronit, see käis kui suure joonmõõtude kohta? See käib 0,4 millimeetrist kuni 50 millimeetri vahemikku. Erinevad tooted lihtsalt, aga tolerantsid on samas saab. Aga milline see tootmine seal välja näeb? Hoid selle pingi temperatuuri? Tootmine näeb välja selline, et võid võtta võileiva istuda keset tootmist suvalisse kohta maha ja see tootmispind on natuke puhtam kui keskmise poissmehe söögilaud. Et keskkonnad on väga tugevalt temperatuuriga kontrollitud. Kui minna päris peensuseks ja sealt veel omakorda veel täpsemaks, siis tihtipeale masinad töötavad tühja näituseks 1 päev, 2 päeva, 3 päeva, ennem kui ta saavutab oma töötemperatuuri. Siis on sul väliskeskkond kontrollitud, on sul sisekeskkond kontrollitud ja vedelik, mida sa kasutad lõikamises, on kontrollitud. Muidu ei ole võimalik lihtsalt toota. Ega siis on see niisugune paras peavalu. Tallinna Tehnikakõrgkoolis on olemas äge mõõtemasin, teisel korrusel mõõtelaboris. Seal tema mõõteala on peaaegu sama suur nagu selle laua osa, siis see mõõteaparaat suudab sellises praktiliselt kuubikus 1 mikroni sisse asju üles mõõta ehk kontrollida.
ja kontrollseadmed on tavaliselt täpsemad, kui on lõikeseadmed. Saksamaal on näinud, kus see kontrollseadme ruum oli vundament oli tõstetud kuumiuksid peale. Jah, see on siis nii-öelda 3. level, Eestis on 2 levelit, hästi paljudes heades tööstustes on juba omal mõõtemasinad olemas, see on siis nii-öelda 1. level, kus kliima on lubatud natuke kõikuda, inimeste arv ei ole piiratud, sealt klassi võrra kõvemale ehk siis level 2 on defineeritud ära, kui mitme tunni jooksul mitu inimest võib siseneda, on alarõhud, on vastavad mantlid ja osad, mis omal selga tõmbad, et nii-öelda tolmu ja muud jama sisse ei too. Ja selles viimases levelist, mida sina räägid, seda Skandinaavias on 1 ja seal on defineeritud ette, et 24 tunni jooksul võib 2 inimest siseneda ruumi ja nende 2 inimese vahel on ka kokku lepitud aeg, et nad ei või korraga minna, siis on pekkis. Pärast sa seda toodet kasutada, kui ta nii tundlik? Saab ikka kasutada, ta on vastavalt arvestatud, kui sa paned vormelimootori külmalt tööle, siis jääd aega vormelimootor. Et vormelimootorit kasutada, ma tean, siin on ka vormelipoisse, sa ennem soojendad ta õige temperatuuri järgi ja alles siis saad ta käima panna. Sest tolerantsid on tehtud selliselt, et muidu ta ei saa sealt sellist pauku kätte F1 mootorist. Vastavad vedelikud lastakse kindlal temperatuuril lihtsalt julmalt läbi, et kogu mootoriplokk üles soojendada. Ja Eesti asub niisuguses toredas tsoonis muu maailma mõistes, vahet ei ole, et me oleme Euroopa Liidus ja NATOs. Kui sa tahad 1. klassi seadet omal osta, mis on siis kõige basicum, siis tegelikult selleks pead saama rahvusvaheliselt loa. Ehk sinu ettevõtted skriinitakse, vaadatakse ja küsitakse veel allkiri alla, et see jumala eest massi relvi ei toodaks ja et sa seda edasi ei müüks Süüriasse igale poole mujale. Ja level edasi on veel raskem see nii-öelda luba saada, kõige viimast levelit on üldse kuul pähe. Osad tööstusseadmed, treibingi, frespingi omas, kui minnakse teatud tolerantsi klassi, siis tegelikult tagataustal samamoodi skriinitakse ettevõtte läbi, kas üldse müüakse. Mis siis, et sul pappi võib olla palju tahad või nii-öelda raha palju iganes, see ei tähenda alati, et sa saad õiguse. Meil täna on Eestis juhtum olemas, kus tootja keeldus põhjustel XYZ. Ei saa. Ja tõenäoliselt saa mitte kuskilt mujalt ühtegi läänemasinat ka. Veel julged küsimusi? Läheb liiga keeruliseks, jah? Et kogu see tegelikult tööstusvaldkond on hästi põnev, huvitav. Mida rohkem ringi käid, seda rohkem saad aru ja seda rohkem saad aru, kui palju on meil veel teha, et muu maailmaga sammu pidada. Nii mõtled siis need väiksed painderajalised ja lühikesed paindad polegi. Palju suuremad võidi masinaid osta. Ja sul võib olla raha ükstas kõik palju, aga sa ei saa masinat osta. Jah. Et need teinekord need painderaadiused, eks iga üks näeb oma probleemidega vaeva, tema probleem on alati kõige suurem tema jaoks. Aga siis aitäh, kui rohkem küsimusi ei ole.